Sander Aadusaar, palju õnne tagasi Eesti meistrivõistlustel päris mitmeaastase vaheaja järel ja tagasi täpselt samal poodiumi kohal, kus sa lahkudes olid. Päris korralik selline triller viimasel võistluspäeval, et mis hetkel ja kuidas sa ise hakkasid tundma, et see on sinu mäng täna? No ma tõesti vahepeal 7 aastat ei ole Eesti meistrivõistlusi mänginud ja hea oli tegelikult uuesti koos Eesti noorte tulevikutegijatega mängida ja võistelda ja näha, et kui suur see taseme vahe on või kuidas nende see tulevik siis võib kujuneda, et kas nendest ka keegi on profiks minemas ja hea oli näha, et päris kõva lahingu andsid see esimese päeva tulemus -8, mis Markus välja mängis, et see tegi asja minu jaoks päris keeruliseks. Mul esimesed 2 päeva oli natuke putiga probleeme, kuna ma just siin päev enne pidin putteri ära vahetama, mu enda putteriga juhtus väike äpardus ja tundus, et tänaseks ma juba olin ära harjunud selle putteriga ja mäng oli palju kindlam. No kuigi natukene see putter, ütleme siin, vigurdas ka täna mingitel hetkedel lühemate puttide peal just, aga tundub, et pikemate peal just siis andis tagasi. No vot just olidki need mõned otsustavad putid, mis sisse läksid ja selle mängu tagurpidi Markuse jaoks keerasid, et muidugi lõpuni oli pinget siin, paar viiel ma ei suutnud pöördit teha ja tema tegi, nii et läks ikka kuni viimase rajani pingeliselt. Kui ma selle avalöögi muidugi ära lõin, siis oli hea tunne, et suure tõenäosusega ma selle puti sisse löön ja kui ei löö, ei juhtu ka veel midagi. Kuidas see psühholoogia siin täna mängis, et noored uued Eesti koondislased, kes on siin, mängivad miinustesse kogu aeg ja mängivad ikkagi, on ka meistrivõistluste taseme viinud tegelikult sinna, kus me neid numbreid sinu ajal, ütleme siis, kui sa amatöörina siin mängides veel ei olnud. Et kuidas see psühholoogia täna siin mängis, et tundsid ennast ka nagu jälitaja seal, kellel on sellise vana kala ja kogenud mehe eelis seal kuidagi? Ühtepidi kodupubliku ees on parem mängida, sest sa tunned seda toetust, aga teistpidi jälle ma olen pinge peale, et kõik ootavad sinult nüüd mingisugust suurepärast tulemust ja kõik ikkagi tahtsid, et ma võidaks. Ma ise muidugi ka, nii et oli tunda seda pinget, et pidin ikkagi pingutama, et see võit kätte saada. No siin oli igasuguseid ootusi, et oli neid ootusi, et nüüd noored mehed las näitavad profile koha kätte, uus tase on meil ja siis oli ootust, et ikkagi prof tuleb ja näitab ise, kuidas see golfimäng nagu käib, et palju või mismoodi sa ise lähestusid nendele võistlustele? Ei, mul tegelikult see võistlus oli minu jaoks rohkem ettevalmistus, kuna ma nüüd homme hommikul lendan Rooma ja mängin seal Alpsturi võistlust, siis ma väga suuri pingeid ise endale selle võistlusega peale ei pannud ja ma loodan, et mul läheb seal hästi, mul on vaja säilitada oma Alpsturi kaart ja võib-olla läbi Euroopa tuuri qualifieri tõusta siis ka kõrgematele tuuridele järgmiseks hooajaks. Kirjelda natukene seda oma seisu ja oma kulgemist nüüd nendel profiväljakutel, et sa oled seal nüüd mõned aastad olnud. Mis on sinusse jäänud, mis on see kogemus ja mis on see teekaart, mida sa veel ettepoole vaadates näed endal? Golfiväljak on golfiväljak, ei ole vahet, kas mängime siin tippamatöörvõistlusi või mängime profivõistlusi, aga taseme vahe on selles mõttes suur, et seal mängitakse ikkagi stabiilselt väga-väga head golfi, et ei ole seda, et tagumine ots lohiseb mingi suure pluss tulemusega järgi ja alati on kõik suutelised väga-väga sügavale miinusesse mängima. Et minu eesmärk ikkagi on Euroopa tuurile võimalikult kiiresti ennast mängida ja augustikuus ma mängin kaasa ühe Challenge Touri võistluse Soomes, et see on järgmine suurem eesmärk, et hästi mängida. Vaadates neid tulemusi ja viimase päeva tulemust, siis ma usun, et see äkki väike kojutulek võis anda mingi sellise õige suuna kätte. Mul ongi praegu olnud pisike võistluspaus, ma ühe võistluse jätsin vahele ja 3 nädalat umbes ei ole võistelnud, et ma arvan, et see väike puhkus ja restart võib-olla mõjuski hästi ja saan nüüd minna tugevalt hooaja lõpule vastu. No olles nüüd käinud mõned aastad seda profi teekonda ja maitsnud profileiba, et mis su nõuanne on nüüd tänastele flaidikaaslastele näiteks ja nende koondise kaaslastele, et milleks ennast valmis panna ja kuidas siis läbi lüüa sellel päris halastamatul maailmal? Üks asi on see golfi pool, et golfi peab igal juhul hästi oskama mängida, aga kõik, mis sinna kaasa käib, et suures osas eestlasena seal võistlemas käies, siis tuleb ikkagi ise kõik asjad manageerida ja teha, et suurt tiimi kaasa vedada lihtsalt ei ole võimalik, see on nii kulukas ja selliseid toetajaid meil hetkel veel paraku ei ole.
et ajada enda asja golfis, nad kindlasti arenevad siin mõne aastaga veel edasi, kui nad siin Ameerikas kolledžis saavad tiimi eest mängida ja harjutada. Aga ma soovitaks juba praegu amatöörina neil hakata profivõistlusi vaikselt mängima, et näha, mis endast kujutab ja võib-olla natuke minu käest küsida, et mis see teekond endast kujutab ja ma kindlasti oskan neid suunata ja aidata. Aitäh sulle, Sander, palju õnne veel kord tänase esikoha puhul. Me teeme siit väikese reklaamipausi veel ja oleme siis tagasi juba autasustamiseks.